Tervitus! Merike ja numbrite keel. Aitäh, kallis kuulaja, vaataja, jälgijad, kanali tellija, kommenteerija ja ka numbrite keel @gmail.com-i sellise YouTube'i idee andmise andja. Äkki niimoodi või? Tuli väga keeruline, aga vahet pole. Ehk siis sain sellise idee, et kas ma võiksin arutada ühte, minu meelest ka ma nüüd eksi, kas oli poliitikut, kes on siis elus, et teda ja siis tema paarisuhet, tema partnerit ja bla 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 kõike, mida ma siis teen. Ja kõlas hästi huvitavalt. Ma tean seda, et väga paljud tarokaartide ennustajad teevad seda ja see on hästi huvitav, kuid teate, mis nüüd on üks lugu. See kool, kus ma nüüd käisin, läheb hästi kokku minu mõttemaailmaga. Mina ütleksin niimoodi, on üks selline karmaseadus, selleks ei pea üldse nagu mingi tark olema, ega numeroloogia, ega psühholoogia, ega ükskõik. Ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sinule tehakse. Ja ma pean vaja vaatama, kas video liigub. Ehk siis, ma arvan, et sa said nüüd aru, mida ma mõtlesin, jah? Mina ei poolda seda, et uuritakse neid inimesi, kes praegu elavad ja kes tegelikult on poliitikas või ükskõik, kus kohas nad on. Mina ei taha, et näiteks mind keegi uurib ja analüüsib ja mida iganes. Mina usun sellesse, et kui ilma luba küsimata inimest uuritakse, siis see karma tuleb sulle tagasi. Sa lihtsalt saad selle kuidagi teistmoodi tagasi. Ehk siis sina, kes sa palusid, et ma seda teeksin, sina saad oma karma tagasi ja mina, kes ma siis sinu palvel seda teen ja teie, kes mind kuulate, siis te kõik saate ja mina ka saan vastu pükse. Nii et ärme tee selliseid asju. See on minu filosoofia, et kui sina oled võib-olla väga pikk tarokaartide lugeja, sa oled eri meelt, kirjuta kommentaaridesse. Kui sa oled keegi väga pikk numeroloog, astroloog, kirjuta mulle, kas sa oled sama meelt. Teate, me oleme kõik, ma arvan, et suurem osa meist on käinud läbi koolivägivalda, üleüldse erinevat mingit sellist kiusamist, aga rääkimist, oleme ise rääkinud, olgem ausad, eks ju. Ka mina olen klatsi armastanud, eriti siis, kui lapsed olid väiksed, vaatasin seebikaid väga palju ja siis kuule, minu meelest hakkaski see klatsi värk rullima. Mida iganes. Ja, et me oleme kõik seda teinud, aga nüüd mina siin ütleksin väga julmalt, et kui näiteks sa tellid sünnikaarti, üks klient muuseas küsiski, ta tahtis oma lapsele sünnikaarti täiskasvanud lapsele ja tema elukaaslase analüüsi ja siis lapselapse kohta ja siis ma küsisingi kohe ta käest, et kas sul on luba antud, kas su poeg või tütar, ma ei mäleta nüüd, kes ta siis seal oli, tegelikult mäletan küll, aga ma ei ütle nüüd seda. Siis ma ei küsin selle kliendilt nüüd luba, et kas ma võin seda näidet tuua, aga siiski, minu jaoks on oluline, et seda tehakse ülla eesmärgi nimel, et mina panustan sinna hästi palju energiat ja uurin ja puurin ja panen oma tundeid sinna analüüsi, kui ma teen. Ja mul on väga oluline, et see läheb õigesse kohta. Seepärast mina ei taha mingisuguseid selliseid karmavõlgasid. Ja siis teiseks on ka see, et mina üldse ei uuri ja ei kuula raadiot, poliitikat, televiisorit, minuni kõik tuleb informatsioon õigel ajal, mis ongi nii kummaline, kuna ma olen ise ettevõtja ja mis te arvate, et siis ma mingi tola Joosep. Võib-olla olen ka, aga ma alati saan kõigega hakkama, sest mul on meeskonnatöö, mul on inimesed selleks, mul on väga hea raamatupidaja, kes ütleb täpselt mida, millal ja kuidas ja mille jaoks. Et võt nii ongi. Vist saigi äkki kõik öeldud. Ma olen väga tänulik sinule, kes sa kirjutad mulle ja oled julge andma neid teemaideesid, mida ma YouTube'is võiksin rääkida. Siis mis ma veel tahtsin ütelda, teate mis? Ma olen rääkinud ja paljudele lubanud nüüd seda, et mida ma hakkan YouTube'i kanalil veel ka rääkima, ehk siis missioonist, elutee numbrist hakkan rääkima ja siis töö all on mul ka selline asi kui analüüs kõikide inimeste kohta. Ehk siis number 1, number 2, number 3 ja nii edasi. See kõik on tulemas. Ma ei ole teid mitte kuidagigi ära unustanud. Lihtsalt vahepeal tuleb nii palju huvitavat asja juurde. Elu on lihtsalt kogu aeg ju liikumises ja siis on see, et kuna ma teen iga päev ka analüüse,
siis see lihtsalt nii mega huvitav. Vahepeal lihtsalt tuleb stopp nendele, kui ma siin ette valmistan neid videoid, siis ma jälle analüüsin, siis mul tulevad jälle mingid muud ideed. No näiteks näed nagu see praegu, mis ma teen, eks ju. Mul on lihtsalt vaja teile see välja rääkida. Sest mu kallis abikaasa vahest itsitab ja mõtleb, et ta sööb oma leiba ja ma saan aru, et te tegelikult ei jaksa mind kuulata. Et nii ongi. Aitäh, et te jaksate mind kuulata ja kommenteerida siin, et okei, sai vist kõik ära räägitud ja ole julge, kirjuta mulle ja ma räägin sellest siis siin kõigile avalikult, sellepärast et teate, mis mina olen päris kindel, et see julge inimene, kes mulle saadab selle pealkirja alla, et vot räägi sellest YouTube'i kanalil, siis väga paljudel on see soov olnud, et võiks rääkida sellist asja. Issand, kui mega päike. Ma suht külma, ma peaks ütlema. Et ei ole mingi meelakkumine siin, käed külmetavad. Vot niimoodi, nii et kirjutage mulle. Peatse kohtumiseni. Tšauki-pauki.